Siin KFTV on praegu piiblipäevadel. Minu kõrval on kaks hästi põlevat noort neiud. Kuidas teile meeldinud? Just on nagu ülilahe olnud, et siuke imeline võimalus on nagu Eesti noortele. See annab väga palju kogemusi ja see on lihtsalt võrratu, kuidas sa saad aega veeta teiste kristlike inimestega. See kõik pühendab ja sa saad jagada seda olemust või see, mis sul on olnud ja mis sul on juhtunud, sa saad jagada teistega. See on väga põnev. Kus kohast te tulete? Viljandist. Nii äge. Millised olid teie sellised mõtted enne PP-d? Mida te ootasite piiblipäevadest? Ma arvan, et ma olen alati oodanud seda, ma olen nagu Jumalaga natuke kaugemaks läinud, siis ma olen alati nagu selle suhte nagu uuesti nagu fookusesse. See on nagu uuesti ennast talle nagu pühendada. Nagu meil kõigil on tõususid ja mõõnasid, siis ka ma ei ole väga olnud stabiilselt pinnal, kuna ma olen esimest aastat olen kristlane. Ja mu saab augustikuust täis ja ongi PP ongi selleks, et ma saaksin tõsta ennast sellele tasemele, kus ma tahaksin ennast tunda Jeesusele lähemal. Ja mitmendat aastat olete PP-l? Ma olen 4. või 5. Ja esimest korda. Tähistasmist sündmust. Mis mõtteid te täna saite? Ma arvan, et ma sain seda, et Jumal on alati meiega. Kui me seda isegi nagu kogu aeg ei tunne, aga ta on alati meiega. Ja siis me peame nagu, kui ta on meist kaugele jäänud, siis me peamegi nagu uuesti selle ukse avama ja laskma nagu ta sisse tulla. Ja mina ka seda, et ükskõik, kus me ka ei ole, valitseb ka Jumala kohalolu. Ehk siis ongi sama, mida Elisabeth ka ütles, et reaalsus on kõikjal. Mis tähendab teie paralleelreaalsus? Ma ei tea, ma arvan, et minu jaoks on suht nagu tavaline, et nagu Jumal, nagu me olemegi nagu paralleelreaalsus kogu aeg nagu ka teiste inimeste arvates nagu suht arvan. See ongi nagu, et Jumalaga koos olemine ja sellist. Paralleelreaalsus ongi, et mis siis eraldab, mitte tegelikult ei eralda, vaid see peakski olema ühtne maailmas. Et kõik see peakski olema, et Jumalaga oleme ühendatud ja et Jeesus armastaks meid. Mis on teie ootamised veel? Mida te veel ootate PP-lt? Ma tahaksin lihtsalt näha nagu eriliselt neid noored tuleksid nagu päästele, et nad tuleksid Jumala juurde ja neid, kes veel ei ole tulnud, nad annaksid kogu enda elu Jumalale. Väga palju on tõesti noori, kes ei usu, kes usuvad hoopis teisi uske ja need ongi nagu, need lõhestavadki nende sisemust. Ja kõige parem olekski nagu, mis PP annab selle hea kogemuse, selle hea tunde, saad see kõrgemale pinnale, kus sa võib-olla oled madalam kui muru, aga sa oled tõesti kõrgemal. Nii on mõte, nii head soovitused. Aga mis on teie soovitus noortele, kes vaatavad praegu seda intervjuud? Miks nad peaksid homme ja ülehomme siia tulema? Jumal on imeline ja tal on iga inimese jaoks oma plaan. Ja kui Jumal kutsub, siis kui Jumal kutsub või ütleb sulle kuidagi, et sa peaksid seda tegema või tulema, siis minu soovitus ongi, et sa tuleksid ja lihtsalt annaksid oma elu Jumalale ja oleksid temaga. Täpselt ka, samad sõnad ka minu poolt. See on lihtsalt imeline, fantastiline, kuidas Jumal on kõik võimas, ta teeb kõike sinu elus, ta võib muuta isegi siis, kui sa tunned ennast madalamana. Ta lihtsalt tõstab sind, isegi kui sa oled kuskil augus. Lihtsalt annab sulle käe. Vau! Te võtsite mind sõnatuks. Aitäh teile, tüdrukud. Siin on KFTV.